tere, õues on nii külmaks läinud praegu, et kohe tahaks Merino puhvi endale kaela õmmelda. Aga teate, mis asi on Merino? Et kindlasti paljud teist ei ole varem õmmelnud, aga Merino on õmblemiseks, vaadake seda riiet siin. Et võib-olla puhvi jaoks kõige parem ongi, müüakse selline soonik, et kui vaatate Merino villane soonik, et tegelikult on kaela panemiseks hästi pehme, aga ma näitan teile, kui hull materjal ta tegelikult õmblemiseks on. Vaadake, kas näete, jah? Ta venib nagu, et väga hullusti ja teda õmmelda. Selles mõttes, et proovime, et puhvi õmblemiseks on vaja kattemasinat. Et võtame täna Juki kattemasina. Et Juki on soodsa hinnaga, leiate masintikkimine.ee ja vaatame, kuidas see Juki õmblusmasin Merinoga hakkama saab. Ja selles mõttes, et see Merino, mida me praegu õmbleme, on 180 grammi. See tähendab, et ta on üks õhemaid üleüldse, et ta ongi kõige õhem, see tähendab kõige hullem õmblemiseks. Et mida paksema te võtate, siis seda kergem on masinal teda õmmelda. Et harjutamise pärast just valisemegi sellise nii-öelda kõige hullema. Aga me ei taha nõeluele siia sisse panna, et seda ära pööramisäärt nii-öelda siin. Siis kasutame klipse ja klipsid siis selle jaoks, et panna, et mõõdu järgi enam-vähem, et palju te ära tahate keeratavat seda. Et kui te tahate triikrauaga seda pressida, siis ta ei allu hästi väga hästi sellele pressimisele, nii nagu muud näiteks trikotaažkangad. Aga paneme meie siit need klipsid iga natukese aja takka niimoodi, et lihtsalt selle õmblusvaru pärast, et ta on nii õhuke riie, et me muidu paneme meie 2 sentimeetrit. Vaatan 2 sentimeetrit ja et klips hoiab teda kinni. Nii. Ja siin, et iga natukese aja tagant võiks siis üks klips olla. Et see on parem kui mitte midagi nii-öelda. Kes tahab, võib muidugi nööpnõelu proovida, aga kui nööpnõelu, siis vaadake, et nõel siit mõndaga kiudu välja ei löö, sest kiud on siin udupeened. Peaks olema kindlasti terava otsaga ja hästi-hästi peened. Aga kuna siis soonik on ringjas, siis see tähendabki seda, et siin ei ole ju ühtegi seda küljeõmblust. Ta on kaelas hea mugav ja muide ta on nii soe ja mõnus. Et igale täiskasvanule, igale lapsele on praeguste ilmadega selline asi nagu ülivajalik. Ja nagu näete, kõige lihtsam õmblemine üleüldse. Võtab ainult mõne minuti. Ja proovime siis katteõmblusmasinaga teda ringialt õmmelda. Et üritame ta siia alla ilusti panna. Nii, prest alla. Paneme nõelad sisse. Ja nüüd alustame siis vähehaaval õmblemist tasakesti niimoodi ringialt. Nii, võtame klipsi ette, võtame klipsi ära. Üritame vahepeal alt vaadata ka, et midagi see serv ei ole ära läinud, sellepärast, et ta on nii lurts, et ta võib vabalt teil lihtsalt jooksu panna siit alt, ei pane tähelegi. Ja kui oleme natukene juba ära õmmelnud, siis me võime korraks töö alla piiluda ka, aga mis meil välja tuleb. Ja meie valisime, siis panime sellised hästi kirjud niidid ka siia, et panime sini, must, valge, et oleks hästi näha, et milline siis see katteõmblus jääb. Oi, aga väga ilus jääb praegu. Proovime edasi, vaatame, et kas saame ilusti eduka lõpuni. Et vaadake, kui hull kangas on, näete, ja väga hull. Et selles mõttes, et kui õmblete, ärge teda absoluutselt venitage, vaid Juki on ikkagi, ta hammastik on nagu nii hea, et ta suudab nii hästi teda ise edasi vedada, et ta ei venita teda välja. Et ärge ise mingil juhul venitage. Et lihtsalt suunake kangast ja peale suunamised ei tee mitte midagi. Nii, vaatan jälle vahepeal alla ka. Et see õmblusvaru nii-öelda oleks ilusti. Ütleme, Juki kattemasin on kuulete väga hea vaikne hääl ka. Nii, võtsime jälle ühe klipsi ära, kontrollime, vaatame alla ka ja õmbleme tasakesti. Nii. Kui meil hakkab juba, näete, see ring täis saama, siis lõikame siit need alustusniidid ära. Nii. Aha, ja kui ring täis saab, siis vaadake, et me tahame nagu hästi
täpselt saada siia eelmistesse õmblustesse. Noh, et õmblus ei jookseks meil mööda, siis selle jaoks siin peal on sellised nagu nõelamärgid. On igal kattemasinal on talla peal, et see on iga masinaga samamoodi. Et ma küll üritan seda, muidugi oleks abiks väga palju, kui oleks läbipaistev tald, et siis ma näeks paremini, et mõnel kattemasinale, mõnele saab katte läbipaistva talla, mõnel masinal on isegi kaasas, aga Jukil ei ole. Et need viimaseid pisted kuna ma hästi nüüd ei näe, ma üritan, et peaasi, et te õmblete nii-öelda, et selle eelmisesse õmblusse, noh niimoodi 1–2 sentimeetrit kindlasti. Nii, on õmmeldud. Siis prestald ülesse. Kääri otstega tõmbame neid õmblusniite siit enda poole. Ja õmblusniite on meil ainult 2 nõelaniite. Lõikame katki. Ja nüüd ettevaatlikult tõmbame tahapoole tasakesti. Nii, ja nägite need niidisabad, mis meil siin peal olid, läksid juba alla. Nii. Ja nüüd need niidisabad me sõlmame ära ja nõela otsaga viime vahele. Aga vaatame, kuidas meie see äär nagu nüüd üleüldse jäi. Et vaadake. Et kas näete, et ta ei ole nagu välja venitanud. Et tegelikult on see õmblus ju väga ilus. Venib, näete, venib parajasti, et ilusti üle pea. Et hästi venib. Ja teise ääre teeme siis täpselt samamoodi. Head õmblemist!